börsile. Tere head kuulajad, 20. juuli, kell on saamas 2 pealelõunal. Oleme salvestamas järjekordset saadet Põllult börsile. Mina saatejuht Martin Maantee, minuga koos Bert Petai, meie viljaritootejuht. Tere Bert. Tere ka minu poolt. Salvestasin viimati nädal ja natuke peale tagasi. Mina pärast seda käisin väikesel puhkusel ära. Mõtlesin, et hea rahulik olla. Nii kui telefoni avasin nii esmaspäeval või teisipäeval või mis iganes tööpäeval, siis turgudel ilgemööl käis. Turud läksid ainult järjest kuumemaks, järjest üles. Ja ma ei tea, ma arvan, et hakkabki otsast nagu siit minema, et vaatame nendele sisudele ja taustale täpselt otsa, et mis siis on just, tegelikult mõlemad, nii teraviljad kui ka raps on ju meil sisuliselt täna hooaja rekordhindades põhimõtteliselt. Et mida nagu sina oled siin viimase nädala jooksul siis siin kuulnud ja näinud, et mis meil seda hinda siis täna ikkagi niivõrd aktiivselt kõrgeks on ajanud ja tegelikult nagu järskude hüpetega? Kui me võtame nüüd selle nisu Matifli, siis nagu sa just ütlesid, siis seal põhiliselt ikkagi on geopoliitika ja Ukraina-Vene sõda, kes on üksteist vägagi aktiivselt nüüd pommitamas just sadamates ja kõike, mis puudutab meretransporti. Sellega seoses on siis Azovi merest Vene viljatransport tänaseks peatatud. Ja seda juba tegelikult turg hakkas ju rääkima siis üle-eelmine reede nüüd siis tagasi võtta. Seal juba näha, et Matif hakkas tõusma ja selle peale osad fondid hakkasid juba positsioneerima, et äkki seal mingi sulgemine tuleb kuhu nende algul ja see nii ka teoks sai. Ja see nüüd tõstis siis suures pildis pani nädala algul Matifi rällima ja Matifi uude kõrgustesse, et seal kõik oma vastupoolne joonet kiiresti ja jõuga ületas. Ja mis sellega nüüd on, täna on nagu turul palju segadust, et ühelt poolt tegemist ju ei ole kuidagi, ei ole kuskil kaupa kadunud. See kaup on olemas. Kaup on olemas, et see kõik on küsimus logistikas ja ingliskeelse väljendiga trade flows, ehk siis mis kuudel, mis ajal ja kust sadamast ta siis välja liigub. Et täna see on nagu, kus on palju segadust ja täna ongi, et Matif on küll üleval, aga mida füüsiline kaup ega füüsilise kauba preemiad ei ole paremaks läinud. Et pigem kultuurid, mida kaubeldakse, ütleme flat hindades või siis mitte preemiatena, nende nad on püsinud allpool. Jah, natuke on küll tõusnud, aga mitte nii palju kui Matif. Ja ega nisu preemiat füüsilisel kaubal ei ole ju suuresti muutunud. Me räägime seal 1 eurost siia sinnapoole. Et turul täna on palju teadmatust, et keegi ei tea, kuidas ta õigesti kaubelda. Et kui me nüüd vaatame, kui suur osakaal seal Azovi merel on, see on ligi 20% Vene ekspordist. Ja mis läheb siis, ütleme, sealt sadamast välja läbi Kertši väina, siis omakorda Musta merre ja siis sealt juba laia maailma laiali. Ja seal suur osa tehakse just ära kuud veel siin augustist novembrini. Ehk siis need samad lähikuud, mis seal praegu on. Ja kui me mõtleme, mille peale see muidu on põhisadam siis, või põhipiirkond, siis põhiliselt sealt läheks vilitüüki ja Põhja-Afrikasse, kus me teame ja oleme täna varasemalt rääkinud, on väga-väga head saagid. Ehk siis ka see ühelt poolt hoiab seda tagasi üheajaliselt, et nendel tavalistel sihtriikidel ei ole nii suur vajadus hetkel. Aga täna põhiline sõnum, mis antakse, mida kõik turuosad räägivad, ongi see, et kõik oleneb, kui pikaks see logistiline kriis kujuneb. Kui ta kujuneb pikaks, siis tuleb seal suurem kauba sihtkohtade ümbermängimine ja mis võib meie nisule ja odrale olla päris hea. Et tullakse sealt Mustast merest rohkem ära ja rohkem meie vilja ostma. Ja pikaajaline mõju ikkagi tegelikult tähendab reaalselt, me räägime ikkagi mõju vähemalt siin oktoobri-novembrikuuni välja, et ega Aasovi mere ju kaudne eksport on täna ju kinni puhtalt sellepärast, et seal on saanud pihta päris mitmed varilaevastiku tankerid ja tulenevalt sellest ei julge ka viljalaeva omanikud sinna enam väga sõita. Aga Venemaa siis omalt poolt on ju vastu rünnanud ka Ukraina terminale ja sadamaid ja seal on sellised suured sadamad nagu Pivden ja Tšornomorski ja kes siis kahe peale juba kokku käsitlevad või on võimelised käsitlema kuni 50 miljonit tonni nisu isegi. Ja nendest kahest siis kõige rohkem täna rünnakus pihta on saanud see Tšornomorski sadam, mis sisuliselt seisab. Et ka see tekitab selgelt kohe sükest kauba liikumise takistusi. Mis on täna Ukrainast eelis, on see, nemad on selle pulli kõik juba varem läbi teinud, ehk siis neil on alternatiivteid ka juba varem ju loodud, on siis maanteetransport, on see raudteetransport, aga fakt on see, et seda
suurt kogust, mis Ukrainast tuleb ja ka Vene poolt muidugi on tulemas väga hea saak, aga just Ukraina poole pealt seda lihtsalt ei vii mööda raudteed ja mööda maanteed laiali ära, see ei ole võimalik. Et kas see eeldab siis seda, et ma ei tea, peab siis sisemaale tekkima mingid laopindasid või kuskile see videotöö võib panna, sest ta on füüsiliselt on olemas, nagu sa mainisid, ta on olemas, teda tuleb palju, aga ta jääb nagu kuidagi 7 luku taha. 7 luku taha ja täpselt ja teine on see, et mingi hetk tuleb ta nagunii välja. Nüüd on see küsimus lihtsalt, mis kuul ja kuhu siis see suur müügisurve ennast lõpuks kohale näitab. Jah, ja ega see ei pruugi isegi tulla nüüd siin tõesti lähikuudel, vaid see võib hakata mõjutama meid hoopis pikas vaates, võib-olla isegi järgmine aasta saaki. Sest ega selge on ka ühes küljest see, et kõik, mis täna või ka see kuu või järgmine kuu või ülejärgmine kuu jääb Ukrainast või Venemaalt välja viimata, ega seda tempot naljalt enam tagantjärgi ära ei tee. See lihtsalt ei ole väga reaalne. Et see kaup jääb sinna siis mingil määral seisma, üleminekuvarud jäävad suuremad ja lõppostjad peavad siis ikkagi oma kaupa hankima teistest päritolu riikidest. Täpselt, ja see, kui me räägime tõesti, et see logistiline takistus on pikem, siis laovarud uude aastasse võivad olla suuremad, kui me eeldame. Ja kui mida siit nagu põllumehena välja lugeda, see on see, et võib-olla juba hakata mõtlema uue aasta peal. Et kui me vaatame reedel välja antud uue aasta hindu, uue hooaja hindu, söödanisu muugal 190, ODR 185, raps 480, tegelikult Martin ei ole ju küll siukseid jalustrabavad hinnad, aga tegelikult ju täiesti sülist hinnad, mida me oleme viimasel aastatel näinud. Jaa, ei kindlasti selles mõttes nagu müüdav tase, nüüd muidugi sõltub jälle vastu, mis saab olema väetisind, sest et siis kui viimati salvestasime, tegelikult energia oli veel suhteliselt mõistliku hinnaga, toornafta juba oli see 70 peal, täna on tagasi 90. Et selles mõttes nagu kõik läheb jälle ju kuidagi energia poolest ka nagu tagasi kõrgustesse, et see tegelikult natukene musedab, aga see Hormuzi Vene teema kõik meediast nagu lugenud, täisandmine käib jälle, selles mõttes, et valimatult ja üks pool ütleb, et me paneme väina jälle kinni, teine pool ütleb, et kõik on hästi, aga reaalsus me näeme ju toornafta hinnas, et hästi ei ole tegelikult mitte midagi. Ja ega iseenesest, mis see toornafta meile on suure tõenäosusega natukene jälle aidanud kaasa tuua, on ju muidugi kõrgem rapsi hind, sest ega ka rapsi hind on täna, kui ma vaatan seda börsi, siis mulle küll tundub, et on selle hooaja tipphind. On. Raps on oma tipus ja rapsil kõige suurem mõjutaja on geopoliitika, Hormuzi väin, energiahinnad, mis üles ajavad, aga samuti on tõeksanud see, et Euroopas ikkagi on läbivalt madalamad rapsisaagid kui eelmine aasta. Samal ajal on väga olulisel siis rapsi coasterid laevade teeks Reini jõgi eesti keele tõlgituna, mis on väga madala tasemega. Ja seal laevad peavad isegi 20–30% vähem kaupa peale võtma kui tavaliselt, mis siis väljendub kallimas logistikhinnas. Et suures pilis raps on täna mitmelt poolt hinnaga toetatud ja rapsi hind on täna üleval, et kindlasti hea koht tootjatele, kus midagi lukku jälle lüüa. Jah, eks rapsi muidugi aitab toetada väga hästi kõik see kogu, see kõrgeb kütus nagu ühest küljest on ju ka, aga samas me oleme siin lugenud ju ka üsna palju, et kus mitmed riigid täna tegelikult vaatavad biokütuste suunas. Biokütused, kas sa teedki seal palmiõlist, sojast, maisist, rapsist, et see kõik on ju seda rapsi poolt ka aitab ikkagi hoida nagu kõrgemal. Ja siin nagu tegelikult on tekkinud ka toorõli nõudlus USAs, et ka siin Euroopast ju viiakse rapsi toorõli USAsse, et seda biokütuste nõudlust rahuldada, et see on tegelikkuses kõik nagu hinnas meil päris korralikult sees ja see raps on tõesti nagu täna päris kõrge, kui kõrge siit veel ei oska isegi öelda, eks elu näitab. Eks kuidagi, muidugi jah, kogemus jällegi viitab ka seda, et kõik, mis läheb kiirelt üles, tuleb ka kiirelt mingil põhjusel alla ja lõpuks on jälle normaalsus. Aga eks elame näeme. Mis tulemus on? Kui ise vaadata või nagu suurde pilti pannes tundub endale mulle vähemalt, et kui ma võtame seda teraviljade poolt, siis seal see kaup on olemas ja täna seal on palju paanikat. Lihtsalt küsimus on, kus see nüüd nagu ära laheneb. Vaatame nüüd rapsi või õlikultuure, siis seal tundub, et see nõudlus võib jääda isegi pikemaajaliselt. Et kui mõelda just, mida uuel aastal külvata, mida teha, et mina pigem rapsile olen isegi, ma arvan, et seal seda nõudlust ja hinda võiks püsida. Kas ta just nii kõrgel püsib? Kindlasti raske öelda, raske näha, aga ma usun, et ta püsib jäldasem. Samas ega me oleme vagasti ka toonud välja seda nisu ja rapsi hinnasuet, et kui see on mis on täna ikkagi tugevalt rapsi kasuks, et ega mingid piirkond, kus võib-olla küllikorra reeglitest väga palju kinni ei pea pidama,
siis suure tõenäosusega rapsipind ikkagi meil ka ikkagi suureneb siin, on siis ida pool või vahet ei ole isegi kus kohas. Aga kui on ikkagi kultuur, mille pealt on võimalik raha rohkem teenida, siis küll teda ka rohkem küllatakse. Et see ka kindlasti on oluline asi, mida tähele panna. Aga tuleme äkki koristuste juurde. Prantsusmaal räägiti palju sellest nisust ja nagu me rääkisime siin ka mõned nädalad tagasi, siis arvati neid nisusaagikusi tulemast nii ühest äärmust kui teise. Lõppilt on see, et tegelikult on tulemas ikkagi Prantsusmaalt väga korralik nisusaak, seal 31-32 miljonit tonni, mis on siis null jah, natuke madalam ka eelmine aasta, aga ikkagi. No eelmist oli väga hea saak ka. Mingit paanikat põhjust ei ole ja kokkuvõttes on ikkagi tegemist hea saagiga. Kvaliteedi osas on nagu vägagi kirjuse pilt, suures pildis on kvaliteet hea. See proteiin, nagu me ütlesime, 11, kõik muud näitajad tunduvad head olevat, aga siin on kuulda mingeid üksikuid vihjed, et mingi gluteiini näitajad ole paigas, et siuksed, eks paistab, kuuleb, kui see kõik nüüd täpsemalt laos on ja näha, mis on täpselt seal siis on kvaliteedi poolest. Saksa kohta natuke vara veel öelda, et nad isegi ootavad ja tahavad näha mingit kindlat trende, et täna veel midagi Saksa kohta ma kindlalt ei ütleks. Ja kui nüüd tuleme me enda juurde, siis ka Eestis tegelikult eelnädal hakkas suurema koristus pihta Lõuna- ja Kesk-Eestis. Taliotraga hommikul tööle sõites nägin, et ka suviotra on koristatud. Et mis seni nagu tootjatelt kuulda on olnud, et saagid on täitsa korralikud. Mina olen kuulnud nii 6-8 tonnini põllusaake ja mahukaalud meil korralikult on juba kaupa tulnud ja võib ka mingeid esimesi järeldusi teha, siis mahukaalud tundub, et on korras. Seni keskmine mahukaal meil on 655, mis on lattu jõudnud. Mis on julgelt 50 grammi rohkem kui aastaga tagasi. Jah, et esialgu tundub, et mahukaaludega on hästi ja Läti-Leedu samamoodi, et ka seal tegelikult odra saagikuste ja mahukaaludega on asjad hästi. Ega seda head kvaliteeti meil selles mõttes on vaja, et olla siin ekspordituru peal ka heas konkurentsis, et tegelikult on üks mure hetkel on justkui nagu maas, et vähemalt sellepärast ei pea isegi seasta väga pead nagu vaeva. Ja eks näis, ega see koristus meil kogub niikuinii siin hoogu järjest juurde küll, jah, nüüd on väike vihmapaus võib-olla tulemas, aga nädala teine pool on jälle üsna kuiv, nii et ja otra ju nende vihmade vahelt koristada on ju tegelikult üsna nagu lõbus. Ja üks asi, mis veel meie koristuse juurde tahaks ära mainida, on see, et koristati ka rüpsi. Ja kui meie headel kuulajatel kellelgi on kodus kas rüpsi, eelmist aastast rapsi või plaanib siin juuli lõpus minna rapsi koristama, siis juulikuu rapsi tarnetele oleme maksmas hinnapreemiat 5 eurot tonni kohta. Et kui kellelgi on rapsirüpsi kodus ja näeb, et saab koristada juulikuus, siis andke kindlasti ühendust ja teeme pakkumise. Jah, sest ega need varaskoristused seal ka on tõesti juba purgis, nii et miks mitte sellest nagu mingi hea mõistlik hind kätte saada. Saate lõpetuseks veel ka, alati räägime natuke ka USA-st, et kui me siin viimane kord saadet salvestasime, siis tegelikult oli teadmine, et USA-s on väga soodne ilm tulemas, sademed, kõik on hästi, temperatuurid taganevad, aga reaalsuses päev või 2 hiljem ilmennustus muutus ja tegelikult muutus kuivaks. Ja USA-s on ka tekkinud täna ikkagi juba päris suured murepilved suvinisu osas, me teame, et talinisu seal juba on tuksis, see on läinud rong, aga ka suvinisu võib tulla üsna probleemne ja tegelikult ei teata väga hästi, et kuidas ikkagi siuke pikem kuumus ja eriti need kõrged öötemperatuurid ka maisile mõju avaldavad. Et maisel päris mitmes piirkonnas on õitsemise lähedal või sinna kohe jõudmas, nii et ei tea, seal on ka väga palju teadmust hetkel üleval ja eks see siukest ka, jällegi siukest bensiini sinna lõkkesse juurde annab. Seda me näeme ka fondide tegevusest, et fondid on ka täna panustamas juba põhimõtteliselt kõikidel kultuuridel hinnatõusu suunas, nii et selles mõttes jah, neid siuksed toemomente meil täna hetkel sees on. Täpselt nii. Aga sellega võtame tänaseks kokku, vaatame, mis meil see nädal huvitavalt toomas on, et kas kui on meil siin tõesti midagi väga maailma muutuvat ka siin nädala sees või nädala teisest poolest tulemas, siis salvestame jällegi saadet, et kõiki kursis hoida. Aga seniks edukaid viljatehinguid teile kõigile. Jah, sama ka minu poolt. Põllult börsile.